Tere hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme Angela Riinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas oma igapäevast elu elada nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel. Täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Tere kallid kuulajad! Tere Angela! Tere Riinu! Me oleme jälle tagasi ja täna oleme ette võtnud ühe väga vahva teema ja ühe väga ägeda naise oleme kutsunud stuudiosse. Saladus on siin olevikus. Olevikku tähele pannes võid muuta seda paremaks ja kui olevik muutub paremaks, siis on parem ka kõik see, mis järgneb. Seda on öelnud Paulo Coelho. Ja selle lause ma võtsin siis meie külalise kodulehelt. Ja meil on täna külas, mina kohtusin sinuga mindfulnessi koolitusel ja motiveeriva intervjueerimise koolitus oli samas 2:1 ja mind see nagu nii kõnetas ja ma sain sealt nii palju taipamisi. See oli küll mitmeid aastaid tagasi, aga need osad tööriistad on mul ikka endiselt kasutuses. Ja meil on täna siis mindfulnessi koolitaja, teadveloleku koolitaja, vaikuse minutite asutaja. Üks asutajatest, Helena Väljaste. Tere tulemast! Tere ja aitäh kutsumast! Aitäh! Mul on väga hea meel, et sa võtsid meie kutse vastu ja oled siin koha peal. Ja kui me räägime keskeast, siis ma küsin kohe kõigepealt, kuidas sina nagu mõtestada taht või mis sinu jaoks tähendab keskea selginemine? No minule tundub, et keskiga on selline koht, kuhu mina vist ka nüüd olen juba otsapidi jõudmas. Aga mulle tundub, et sa pole mitte kunagi varem nii äge olnud kui siis. Et see, kuhu inimene vaimselt areneb selleks ajaks, see on ju äge. Parim versioon endast senimaani ilmselt. Ja siin on võimalusi nii palju, kuidas oma elu sättida, vaadata, toimetada. Ja mõned asjad tõesti muutuvad selgemaks, sest sa oled nii palju kogenud ja sa teed valikuid rohkem võib-olla ise endast lähtudes. Et kuidagi need kaks asja kokku. Väga hea iga ja selgem pilt. Aga räägi, kui ma ütlesin mindfulness ja teadvelolek, kas nende kahe vahele saab tõmmata võrdusmärgi või kuidas seda mindfulnessi siis eesti keelde kõige parem on tõlkida? Jaa, võibki tõmmata võrdusmärgi, sest mindfulness on inglisekeelne sõna sellele samale asjale, mida me täna kutsume teadvelolekuks Eestis, aga eesti keeles on mitu head sõna. Ärksus, siin ja praegu kohalolu, teadlikkus. Ja sisuliselt on see, et ma olen siin selles hetkes kohal, märkamas seda, mis on siin ja praegu ja vähem autopiloodil. Selle sinu kodulehel on hästi kena lause selle kohta, et teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. See oli nagu väga-väga ilus ja ma mõtlesin ise, et kas ma siis olen seda, kui ma mõtlen, et ma olen teadvel. Et ma usun, et täna saame siis rohkem teada sellest. Ja mis on minu jaoks teadveloleku juures see suur boonus või mis mind võlub on see, et jah, ühtepidi ta on nagu kõigile kättesaadav olemise viis, aga samas on see treenitav olemise viis ehk et kui ma harjutan teadlikult, tegutsen selle nimel, et märgata rohkem seda hetke ja tuua uudishimulikkust ja heatahtlikkust oma vaatesse, siis see vaade ja see kogemus muutub minu jaoks ja see saab rohkem harjumuspäraseks ehk et ma muutungi tasapisi selliseks inimeseks, kes on uudishimulik ja heatahtlik ja rohkem kohal ja märkav ja kohal suhetes, kohal töös, kohal looduses, kus iganes. See on nii armas uudishimulikkus on ju, et praegu pilti meil ei ole, aga Helenal lähevad silmad kohe särama ja kui ta räägib sellest uudishimulikust, see on nagu nii põnev asi. Miks inimestel ära kaob see uudishimulikkus? No tekib ju see eksperdi tunne, et ma olen juba seda kogenud ja seda tean ja mingil määral me kõik ju tahame uudsust kogeda
ja kui me juba, ma ei tea, 500 korda oma kingapaelus joome, see ei ole enam kuigi uudne tegevus, eks ole, seda ma saan autopiloodil teha ja paljud tegevused ju, kui me mõtleme elu keskpaiga peale, on juba täiesti tavalised tegevused, me oleme harjunud nendega ja justkui see tähelepanu ei taha seal püsida nõnda, on ju. Et uudishimulikkus saab tuua tegelikult kõikide tegevuste juurde, on ju, et mis iganes, et seda saab nagu harjutada uuesti märkama iseennast selles hetkes, ükskõik mida sa teed. Aga ma arvan, et tõesti see lihtsalt tahab ära kaduda, et lapsed ju on väga uudishimulikud, nad vaatavad neid kivikesi nagu maas ja uurivad neid, panevad isegi hamba alla ja nuusutavad, et no meie neid asju enam ei tee, on ju, et nii palju oleme minetanud, kivi on kivi, on ju. Aga ma mõnikord naljatan, et noh, et isegi ka lähisuhetes, näiteks koos elus, eks ju, et kui ma võtaksin ühel õhtul ja paneks ette sellised värsked, nagu värske pilgu, võtaks oma silmadesse ja vaataks oma meest, mida ma seal täna näen. Ja alati ei ole see pilk värske, aga ma saan seal ise tekitada, vot see on see nagu kunst, on ju, et ma saan valida, et kas või metafoorselt võtan endal taskust prillid, panen ette nagu selle taotlusega, et ma näen uuesti värske pilguga asju, ma näen inimesi enda ümber, seda olukorda värske pilguga ja sealt võib nii palju avastada. Minul tekkis selline mõte, et ma saan sinust kõigest aru, see on väga huvitav. Et kui ma olen täiesti tavaline, lihtne inimene, kes võib-olla töötabki autopiloodil ja nagu ma isegi võib-olla suure osa ajast, et siis võib-olla nüüd tekib küsimus, et miks mul seda vaja on, et kuidas see teeb mu elu paremaks. Et ma saan aru, et ma peaksin harjutama hakkama, aga et kas mul on seda üldse vaja? Ja mina ei ole mingi usukuulutaja, mina ei ütlegi kõikidel inimestel seda vaja on, absoluutselt. Ma võin rääkida iseendast ja inimestest, keda ma olen koolitanud, et mis see kogemus on. No väga sageli mingi hetk elus võib tunduda, et elusus on ära kadunud. Et kõik on nii rutiinne, tavaline, täpselt tööle, voodi on ju, et elusus, mahlasus, kirkus kaob ära elust. Ja võt, kui hakata harjutama seda kohalolu, siis sa võid seda kirkat momenti märgata kas või sellest, kuidas päike paistab läbi puulehtede, on ju. Või kui sa võtad oma esimese kohvisõõmu, et sa tunned, et sa oled elus, sa oled meeleliselt kohal. Ja võt, see on midagi, mis teeb inimesi õnnelikuks, rahulolevaks. Siin on mingi selline mõnus heaolu tunne ja ka rahulikkuse tunne. Ja teine asi, mida nagu mina ja ka inimesed mu ümber, kes seda praktiseerivad, kogevad, on see, et valikuvõimalusi tuleb juurde. Ehk et autopiloot tähendab seda, et ma kogu aeg mõtlen sarnaselt, toimetan sarnaselt, tunnen sarnaselt, niimoodi automaatselt mingeid emotsioone. Aga kui ma olen kohal, märkan, mis toimub, ma saan teha teadliku valiku. Ma saan nagu paremini juhtida ennast näiteks, et et tuleb mingi mõte pähe, vaatan, see on ainult mõte, on ju. Kuidas veel võiks mõelda, eks ole ju. Aga kui ma ei ole kohal seda märkama, siis see mõte võtab automaatselt juhtimise üle, on ju, juba ma leierdan seda asja edasi, on ju, ja võib-olla kannatan selle kõige käigus, eks ju. Ja vähem jääb siis tavaliselt ka vähemaks jääb inimeste vahelisi konflikte ja probleeme, on ju. Millest need tulevad? Ongi see, et ma tegelikult ei ole kohal, ma ei kuula. Teen nägu, et kuulan, noogutan kenasti, on ju, pead, aga tegelikult mõtlen samal ajal, mis ma poest ostan või mida ma oma mingi äriprojektiga teen, on ju. Ma ei ole kohal, sealt juba tekib pinge. Aga tekib ka pinge sellest, kui midagi juhtub ja mina kohe reageerin, on ju. Ilma selleta, et ma korra võtan pausi, tunnetan, vaatan, kuidas oleks mõistlik vastata, mis oleks parim selles hetkes, eks. Lihtsalt reageerin, pärast siis neid jamasid seal, on ju, silun ja klaarin. Seda jääb nagu vähemaks. Nii et küsimus sulle, on ju, et miks? Kas siin saab ka välja tuua selle, et automaatpiloot on ju ka see, et sõidan, paljud võib-olla samastuvad, et kes on autojuhid, kui ma sõidan punktist A punkti B iga päev tööle koju ja täna mõtlen, et ma käin, ma ei tea, sõbranna juurest läbi ja siis avastan, ma olen kodus juba, ma pidin kuskil mujale ju minema. See on just väga-väga hea metafoor selle kohta, sest need, kes me oleme harjunud autosõiduga, me ei pane enam seda ju tähele, on ju. Samal ajal kuuledki seda podcasti ja samal ajal võib-olla suhtled kellegagi, see ei ole ju halb iseenesest. Lihtsalt kui enamus elust kulgeb juba autopiloodil, nii et ma ei pane tähele seda, mis siin ja praegu parasjagu sünnib, siis see tähendab, et ma olen oma tähelepanuga hoopis kas tulevikus või minevikus.
ja ma ei ela seda hetke, ma ei ela seda elu, mis siin ja praegu lahti rullub. Mul jääb nii palju märkamata. Mul kohe tekkis selline natuke intrigeeriv küsimus või et aga me ju vajame ka nagu neid tegevusi, et ongi vaja kuulata midagi selleks, et saada uusi teadmisi ja seda kuulates sa oledki selles hetkes ju, et see elu mujal võikski korraks peatuda seal, et ma tegelen nüüd sellega või kui ma loen raamatut, et siis ma süvenen nüüd konkreetselt sellesse, et see on minu praegune hetk ja ümbritsev jääb kõik tahaplaanile. Jaa, see on täiesti valikute küsimus, on ju. Lihtsalt mulle tundub, mis on tänapäeva keerukus inimestel, on see, et infot on tohutult. Nii palju, et ei jõua ära tarbida. Ja see ajab segadusse. Justkui on selline tunne, et kõigest peaks osa saama, sellega veel ei ole kursis ja vaata, mida kõik need teised juba suudavad ja teevad ja mina ikka veel ei tee ja need tulevad need enesekohased kahtlused ja võrdlused ja kõik. Ja see ei tee ilmtingimata meid õnnelikumaks, eks ole ju. Et minu meelest on üks väga suur kunst valida, et mida ma tahan teha täie tähelepanuga oma elus. Ja mõni saade on selline, mida tasub kuulata täie tähelepanuga ja teine on selline, mille sa võtad nendel kõndimise või jooksmise taustaks, eks ole, või autojuhtimise taustaks, aga sa oled teinud selle valiku teadlikult. Rööprähklemine, multitasking, eriti naistena, on ju, me oleme selles väga-väga osavad, aga sellel on väga suur hind. Täna teadlased ütlevad, et see ümberlülituse hind on massiivne, mida me üldse tähele ei pane. Et iga kord, kui me tähelepanu ühelt asjalt teisele ümber lülitame, seal on teatud aja ja energia kulu. See on ajule energiamahukas, mis tõttu väsimus kasvab meis. See on kurnatus. Ja kui me oleme pidevalt kurnatud ja see telefon ka kogu aeg nagu annab piikse ja siis aju ei tee nagu vahet, kas see üks piik see on nüüd tähtis või ei ole. Tal on nagu väga tähtsad need signaalid. Siis hakkab tasapisi selline stress kuhjuma, on ju, nagu justkui kogu aeg väike pinge, sest kogu aeg kuskilt midagi võib tulla ja segada ja toimetada ja närvisüsteem läheb pingesse. Ja ma olen märganud, et täna inimesed lihtsalt ei oska enam nii hästi taastuda. Et võib-olla see ei ole nii püha enam, et võtta aega ja mitte ainult nagu seda uneaega, vaid ka keset päeva, seda aega, kus mul on hingamisruumi, kus ma luban endal lihtsalt korraks olla, kus ma luban endal hingata, teadvustada, lõdvestuda. Et see on midagi, mida tasub nagu juurde õppida, sest muidu see info kannab endaga kaasa ja mida info veel teeb. Et mitte, et info oleks halb, üldse mitte, lihtsalt ma ütlen, et kas me oskame seda juhtida, mis meiega toimub. Et pidevas infovoos olles on 2 sorti infot. Üks on siis see välismaailma info, kõik need uudised, on ju. See viib tähelepanu endast väljapoole, on ju, ma olen kogu aeg kursis nagu maailma asjadega ja selle võrra ei ole niivõrd kursis sellega, mis minuga toimub, on ju, sest tähelepanu ei saa kohas korraga olla, ta pendeldab. Ja teine on see, et väga palju infot siis ja infomüra just toimub enda pea sees. Ja meil on palju mõtted jälle kergitavad emotsioone ja siis nad on see pudruga ja kapsad meil seal ja siis ma muudkui toimetan nende mõtetega ja jälle kuidagi selline selgus ja rahu ja kõik see klaarim pilk nagu on varjutatud. Nende mõtetega sa ütlesid ka nii hästi, et mõtted keerlevad peas ja ma enam ei saa aru, kust midagi tuleb, kus mu tähelepanu on. Siis minul oli küll moment siis, kui ma tabasin sellelt, et mõtteid saab valida. Ja siis mul oli, et oota, mis mõttes saab valida? Et vahest olid, ma ei tea, töömõtted, me ei õhtuti magama, sest me mõtleme päevasündmusi läbi, eriti kui tööl või kuskil on mingi draama üleval, kogu aeg mõtleme selle peale. Mul üks sõber ütles, et ta oli 6 aastat juba eelmisest suhtest väljas lahus, aga ikka käis neid teemasid veel läbi, kuidas need seal omavahel nagu mingid arutelud jäid nagu lõpuni viimata ja seda teda endiselt mõtles selle peale. Ja siis ma sain aru, et ma valin ju mõtteid ka nagu riideid. Ma ei taha seda enam mõelda, ma panen selle kuskile kõrvale, las ta jääb, võib-olla mõtlen nagu see tuulest viidud Sara O'Hara, kuidas selle naise nimi oli selleks, et kui tema ütles ka, et ma mõtlen selle peale homme. Ja homme ma olen juba unustanud selle mõtte, eks ole, kuskil, et ma saan ju valida neid mõtteid, mis mulle meeldivad ja ma saan välja heita need mõtted, mida ma ei pea praegu mõtlema, sest need tulevad ja lähevad nagu nii.
see on nii oluline avastus, mille sa välja tõid, et tõesti me saame valida iga oma järgmist mõtet ise. Ja et enamus mõtted, mis peas keerlevad, need ei ole valitud mõtted, need on automaatmõtted, nad iseenesest käivituvad. Ja veel üks asi edasi, mida ma olen eriti abistavana kogenud nagu teadveloleku praktika juures, on see, et muuta suhtumist üldse mõttetegevusse, mõistuse tegevusse. Et kui näiteks proovida mediteerida, enamus inimesi vaatab ja ehmatab ära, et issand, kui raske see on, sellepärast, et tahaks nagu hingamist jälgida, aga ossa poiss, mis need mõtted teevad, et üldse ei suuda siin keskenduda. Ja tavaliselt võivad tunduda need mõtted nagu probleem, eriti öösel on ju, kui sa tahad magada ja siis nemad muudkui ketravad sul mingid suhteprobleeme või midagi muud. Et meil tekib nagu selline vastupanu, me ei taha neid mõtteid. Aga et saab harjutada täiesti teistsugust vaadet, mis on vägivallavaba ja imeline, soovitan katsetada, on see, et mõistus on sinu tööriist. Ta teeb parimat, mida tema oskab. Iseenesest kogu aeg toimetab sinu hüvanguks, ta tahab sind elus hoida, sind hoiatada ohtude eest, ta tahab nagu tõesti, et sa õnnestuksid. Ja siis tema töötabki nagu väga agaralt. Isegi siis, kui sina näiteks tahad magada, on ju. Ja kui sa selle läbi nagu hammustad, et vau, et tegelikult siin on selline hea kavatsus, on ju, minu aju püüab mind elus hoida, et vau, et aitäh, suur tänu, aga praegu ei ole vaja midagi ette võtta. Ehk et saab endal jälle valida selle järgmise mõtte, mis nagu kuidagi maha rahustab või seab selle eesmärgi, kuhu poole siis nagu liikuda, on ju, et see on minu meelest hästi ilus. Et kui kunagi ma tundsin seda inglise keeles see kõlab hästi, et mindfulness, it's a love affair with life, on ju, et nagu armumine elusse. Et siis viimasel ajal minu viimastes õpingutes selles vallas olen aru saanud, et see on ka nagu love affair with your mind, et võib ka enda meelega, on ju, ja sellega, mis siin sinu sees toimub, luua sellise suhte, et ükski emotsioon ei ole probleem. Ükski mõte ei ole probleem, et sa saad olla vägivallatu iseenda suhtes, näha seda kõike vastu võtta see info vastu ja tegelikult valida, kuidas ennast toetada, kuidas järgmiselt edasi liikuda. Ja seda ma küll kogen, et see on supervõime. Iseenda sees niimoodi sättida, on ju. Issako võimas. Ja ma just praegu mõtlen, et kui lihtne või keeruline on selleni jõuda ja et millest peaks üldse alustama. Ma ütleks, see oli nagu nii lihtne kirjeldus, et elu on nagu easy peasy peale seda. Tundub, jaa, kirjeldus, see on võimalik, aga ta võtab aega. Mina julgeks täna öelda, et 10+ aastat. On ju, et päriselt jõuda nagu sellesse kohta, aga inimesed on nii erinevad. Meie teekond on väga-väga erinev, inimeste investeering sellesse on erinev. Mina olen ka psühholoog, mul on väga pakub huvi, eks ole, iseenda sisemaailm, teiste inimeste sisemaailm ja selle positiivse muutuse esile toomine ja toetamine. Aga alustada lihtsalt sellest, et ilmuda rohkem kohale, sellesse hetke, et korra nagu, näiteks kõige lihtsam viis, et ma korraks aeglustun, ükskõik mida ma teen korraks, teen natukene aeglasemalt, kõnnin aeglasemalt, on ju. Vaatan natukene pikemalt midagi. Ma ei tea, praegu on imeline, meie loodus ja meie ümber on õide puhkenud, on ju, nuusutan mingit lõhna nagu natuke pikemalt ja juba ma olen rohkem kohal. Ja võt siis, kui tabad ära, et vau, see on mõnus tunne, see on hea tunne, see on nagu elus ja tore ja võrrelda seda sellesse mõttesse vajunud kogemusega, kus ma selle autopiloodil toimetan, et kui see erisus tuleb hästi ilmsiks, siis sealt hakkab selline sisemine motivatsioon tulema, et ma tahan rohkem neid elusaid hetki oma ellu, iga päev, mitte ainult tähtpäevadel või mingitel erikriisi aegadel on ju, et siis ma olen elus või et miks mitte nagu iga päev seda tunda. Ja siis, kui emotsioon on üleval, eks, et siis nüüd ma elan. Ja see, et mitte ära hirmutada siis kuulajad selle nii-öelda 10 aastaga, eks ole, sa ütlesid, et jõuda sinna võib-olla sellesse väga heasse kohta, siis tegelikult me ikkagi ütleme, et eesmärk ei ole mitte selle lõpp-protsessi ise, vaid ikkagi see teekond sinnani. Ehk siis ma arvan juba, et kõik see aeg, kui sa juba kas või mõned väikesed muutused teed, et see toob su ellu nii palju rõõmu, et see on seda väärt ja ma saan aru kõigest, mis sa ütled, et eesmärk on lõpuks olla õnnelik. Ja mitte lõpuks, vaid just või mitte lõpuks, vaid et kõige selle, millest me räägime, et selle nagu see ühine eesmärk on olla nagu õnnelik. Just, ja jälle, mida meie mõistus teeb, kogu aeg on ju võrdleb
ennast näiteks ideaaliga, kus ma tahaksin olla, siis sellest võrdlusest tekib stress, rahulolematus, ma ei ole veel seal. Et jälle nagu ka selle nagu raami muutmine, nagu reframing, et ma panen nagu uue raami nagu sellele vaatele, et see teekond on tähtis, see iga samm sellel teel on oluline ja ma tähistan seda sammu, et kui ma tean, kuhu poole ma liigun, et mitte see, et ma pean seal kohal olema. Lõpuks, kui ma olen kohal, ma tahan jälle sealt edasi liikuda. See on paratamatu inimloomus. Et see on kuidagi nagu iseenda tagasi kutsumine sellesse hetke, sest mina küll olen kogenud niimoodi, et mind õpetati nõnda, et kogu aeg sinu elu toimub tulevikus. On ju? Noh, lapsest saati on ju, lasteaed lõpetad ja siis lähed sinna kooli, siis on see ülikool, siis on vaja see töö on ju, siis on vaja see pere, blablabla, kõik on vaja ära teha on ju. Ja ka millal ma kohal olen, on ju, millal ma olen kohale jõudnud siis lõpuks, seda ma nagu keegi ei öelnud mulle või ei öelnud, et mille järgi ma selle hetke ära tunnen. Ja mina hakkasin seda siis nagu otsima, sest minul oli ärevust palju ja väga palju ärevus elab ju tulevikus just, sest me ei oska seda ette ennustada, kontrollida. Nii et ärevus tekib siis, kui puudub, eks ole, ju usaldus ja kindlustunne. Ja väga palju on täna ärevushäiretega inimesi, öeldakse, et iga 3. inimene võib kogeda ärevuse sümptomaatikat, eks, et mõelge, kui palju. Ja meil on nii palju seda kogu aeg nagu ettepoole liikumist, et isegi nagu keha on nagu ettepoole nagu natuke kaldus, et kui natuke ennast nagu tagasi tuua, et ma märkan seda, mis on siin ja praegu ja ma keskendun sellele sammule. Sest tegelikult, mis muudab ju tulevikku, on see, mida ma teen siin ja praegu täna. Kuidas ma suhtlen, kuidas ma ilmun kohale, kui ma saan koosolekul kellegagi kokku, milline ma seal olen inimesena, kas ma olen kohal, kas ma olen hooliv, kas ma olen tähelepanelik või ma lihtsalt rapsin. See loob minu tulevikku. Iga see oleviku hetk ju loobki seda. Kas see nagu vastab tõele, et iga ärevus on hirm millegi pärast? Ükskõik millisel kujul, et ta on väike või suur, aga et ta on nagu hirm. Võiks öelda küll, jah. Ja viimasel ajal mind on väga huvitanud psühholoogia maastikul selline asi nagu internal family systems teraapia, et nagu sisemine nagu perekond elab meis kõigis, et meil on nagu üks osa, kes tahab üht ja teine osa, kes tahab teist ja 3. osa, kes midagi muud jälle toimetab meie sees. Ja psüühika nagu koosneb osadest ja üks osa meist võib tunda seda ärevuse tunnet. Ja ärevus ei võrdu hirm, et hirm on nagu väga sageli seotud sellega, mis siin ja praegu toimubki päriselt, on ju keegi nagu karjub mu peale, on ju, või ma kohtan mingit metsas kedagi, on ju, ootamatult ja ma täiesti tunnen hirmu. Aga ärevus on jah kuidagi, et see, et ta nagu ei ole nii konkreetse objektiga teinekord seotud, selline üldine ärevus, ja ta on seotud kuidagi laiemalt ja rohkem nagu tulevikku vaatavalt asjadega, et kuidas mul võib minna või võib mitte minna või kuidas need asjad kujunevad, et see on hästi huvitav, miks ma küsin just seda, et ka just huvitavast ajuga seotud raamatust just lugesin seda, et hirmu ei saa kunagi tunda olevikus, et sa tunned seda alati tuleviku asjade pärast. Alati sellepärast, mis kohe tulevikus hakkab juhtuma, ehk siis olevikus ei ole olevat võimalik hirmu tunda, et mis sa arvad sellest? Ma arvan, et need vaateid on võib-olla erinevaid. Mina küll eristaks niimoodi, et selles hetkes sa võid ju ka tunda, siin ja praegu tegelikult ju tunnedki ärevust näiteks, eks ju, aga mitte võib-olla selle asja ees, mis hetkel toimub, vaid mis võib juhtuda. Ja mina jälle eristaksin, et siin ja praegu pigem, kui mul on, ütleme, kui midagi just siin ja praegu juhtub, siis see ei ole pigem ärevus, vaid see võib olla hirm, mis siis nagu lahvatab minus. Ma mõtlen korraga seda, me Angelaga ükskord arutasime seda hirmu teemat ja siis mõtlesin, kuna ma käisin ju eelmine aasta Kanadas ja see aasta lähen ka Kanadasse, kus hästi palju räägitakse karudega kohtumisest sul looduses ja me tegelikult reaalselt nägimegi tee ääres karusid ja siis oli ka see hirm, et nii okei, mul on kõik koolitus ära tehtud, kuidas ma siis reageerin, kui see karu mul seal vastas on, aga kui ta mul päris reaalselt on ikkagi siin vastas, seda karuspreid ma võin kasutada alles siis kui ta on 3 meetri kaugusel, ehk siis suht lähedal mulle, et kas ma siis nagu, mul on hirm siis selles, kuidas siis karu reageerib 2-3 sekundi pärast või siis mul on ikkagi
praegusel hetkel hirm, et läksime hästi seda pole veel juhtunud. Seda ei ole veel juhtunud. No. Sa kardad midagi, mis võiks juhtuda ja mis tõenäoliselt ei juhtu. Aga võib-olla ta läheb ära, aga võib-olla mul on ikka, aga miks ma siis olen võib-olla ennast täis lasknud? Keha ju reageerib, ega see ei ole ainult nagu see emotsionaalne kogemus, see on ju kogu su närvisüsteem, eks ole, reageerib sellele. Mulle meeldib, et me neid asju praegu küsime ja kõik küsimused alati ei leiagi väga täpset vastust, aga oluline on nagu kaevuda, uurida, on ju. Ja kui see on nagu, ma ei tea, sinu teema või kuulaja teema, et nagu uurida, vaadata natuke lähemalt, tundma, õppida, sest tavaliselt ärevuse kogemus on midagi, mida inimesed ei taha kogeda. Ja millest ka ärevushäire reeglina välja kujuneb, on see, et me üritame vältida seda tunnet, üritame vältida kogemusi, situatsioone, inimesi, kes võiksid seda minust tekitada ja see vältimine omakorda tegelikult toidab ärevust ennast, nii et pigem kui jälle seda uudishimulikkust ja heasoovlikkust, sellist lahkust nagu rakendada, siis saab pigem ka sellele ebamugavale kogemusele läheneda ja hakata seda mõistma. Mind see mõte natukene nagu selles mõttes vabastas, et kui ma sain sellest aru, et ma kardan midagi, mis hakkab juhtuma. Mind see vabastas väga palju ja ma nägin asju täiesti teistmoodi ja see väike ärevus, mida ma hakkasin otsima, et mis see vibreeriv tunne on, et siis ma avastasin, et see tuleb alati ühe sama väikese asja pärast, mida ma kardan, mis võib hakata tulevikus juhtuma. Et tegelikult siis saab sellega juba tööd teha, et seda ei pruugigi kunagi juhtuda. Täpselt. Nii kui sinusse tekkis selgus, nii on ju tegelikult oli võimalik midagi teha või tegelikult see selgus juba aitas. Kas kui me räägime sellest selgusest ja nii-öelda, mis jõuab siis läbi teadvel oleku, et siis me hakkame avastama mingeid asju, mis muidu on selle mürafooni, ehk siis selle mõttetulva all, et mis on nagu minu jaoks või mis on nagu, mida ma peaksin tegema või vahest ju keskeas inimesed palju ütlevad, et mul on keskeakriis või tal on, kõigepealt pannakse teistele pigem see diagnoos, eks ole, tal on keskeakriis, kui hästi palju hakatakse sporti tegema või ma ei tea, mis need on, ostetakse uued autod, vahetatakse elukaaslased nooremate mudelite vastu välja, et mida keskea põhisümptomid on, eks. Aga kas see teadvel olek võib olla ka see eesmärgistatud nagu seisund, et siis ma saan täpselt aru, kas mul on vaja muutusi, mul ei ole vaja muutusi või ma samamoodi edasi minna või ma ikkagi vahetan selle oma mitte rahul oleva suhtumise, siis saan sealt teadvel olekust nagu selgus, et ma nüüd saan ka rahul olla. Ma ei tea, hästi keeruline küsimus tuli vist või mitu tükki korraga siia sisse. Mitut asja sa ütlesid, mis olid minu meelest tähtsad. Ja see keskea kriis, see kõlab juba nagu kehva maiguga sõna on ju ja mulle väga meeldiks ka seda ümber defineerida, kas või otsinguteks või võimaluseks või avardumiseks või selginemiseks, eks ole ju. Ehk et see, kuidas ma sellest mõtlen, niimoodi ma seda ka loon. Kui ta on kriis, siis ta on kriis ja kui ta on selginemine, siis ta on selginemine. Vau, siit on midagi ägedat avastada, juba teine suhtumine on. Ja tõesti need erinevad otsingud, elu erinevates faasides siiski on ju. Meil igasugustes faasides võivad need tekkida, aga keskeas väga sageli see tekib, on ju. Et siis, kui ei ole seda kohalolu ja märkamist ja selgust, siis võib tekkida rapsimine. Et ma haaran siit ja haaran sealt ja proovin seda teist ja võt, mul sõbrad tegid nii. Ja ma ei tea, kui palju see endaga kooskõlas on. Ja seal võib ka pärast olla asju, mida siis kahetsed on ju, et võib-olla lasid perekonnal puruneda või mida iganes, eks ju. Et lähed nagu kaasa sõprade või ühiskonna või mingite nagu käikudega, et nii peab tegema, aga unustades ära, et tegelikult minu tee läheb hoopis teises suunas ja minu asi, minu tegemine on siis nagu midagi teistmoodi, mis ei lähe sõbra omaga kokku. Väga sageli ju inimesed, kes ei ole iseendaga väga kontaktis või on nagu iseennast justkui nagu ära kaotanud on ju mingite aastate jooksul, ja siis hakatakse otsima iseennast ja seda võib otsida väljast poolt, on ju, et ma käin kuskil, ma suhtlen, ma vaatan, kuidas teised teevad. Teine võimalus on pöörata pilk sisse poole ja hakata uurima iseennast ja üks meetoditest tõesti on siis just need kohalolu praktikad. Üks on see teadvelolek, millest ma olen lihtsalt nii armunud sellepärast, et see on nii praktiline, nii igapäevane. Et
et see ei ole nagu see, et ainult joogasaalis ma nüüd olen seal ja siis mul see on ja siis, kui ma sealt ära tulen, siis seda pole. Ja ma saan teda nagu igal pool nagu kasutada teadlikult. Aga teine näiteks ka tõesti, kuna ma psühholoogina töötan, et ma näen, et ka see sama psühholoogiline tugi või on keegi mentor, kelle poole pöörduda, et me ei ole loodud üksinda elama. Et kui on ikka segadus ja kui on keegi turvaline inimene, kellega neid asju nagu arutada, vaadata lähemalt, see toob nii palju selginemist. Ta toob kaasa ka taipamise, et aitab sul kõrvalt neid mõtteid nagu kas lahterdada või nagu see sinu asi välja tuua, eks. Just, et sa jõuad iseenda taipamiseni, et ta ei pane ju sulle sõnu suhu. Inimesed vajavad väga erinevaid asju, mõni lihtsalt vajab seda, et lõpuks ometi ma sain kõik ära rääkida, keegi kuulas, peegeldas ja teine jälle vajab, et oota mingit värsket vaadet, natuke teistpidi nagu samale olukorrale vaatamist ja juba tekib sealt taipamine. Mõni vajab midagi, et minevikus on toimunud ja seal on mingi sündmus traumaatiline või mida iganes on ju, mis on vaja lahti nagu harutada ja ära tervendada, et inimesed on väga-väga erinevad. Aga väga sageli neid asju, mis sinu endaga toimub, sa ei näe väga selgelt, sest need on liiga lähedal. Seetõttu meil on lihtsam nagu teisi diagnoosid. Temal on see keskiakriis ja mina tean täpselt, mis temaga on, aga ennast ei näe, sest me oleme ise endale nii lähedal ja me oleme nii harjunud ja kokku sulandunud oma mõttemustritega, oma viisidega, kuidas me tunnetame asju. Nii et siin selline väike distantsi tekitamine heas mõttes, et ma nagu vaatan just kui ennast kõrvalt või teise nurga alt, et see on väga tervendav. Kas ma küsin sedapidi ka, et inimesed või ma ei tea, kas mul on selline arusaamine jäänud, eks ole, et inimesed valivad kas coachi või mentori siis, kui nad tahavad edasi minna ja psühholoogi siis, kui neil on mingi teema üleval või mingi probleem. Kas psühholoogi juures saab käia ka nii-öelda koostööd tegemas ennetavalt, et ma lihtsalt tahangi, nagu sa ütlesid, rääkida või arutada asju, et mul ei pea veel probleemi olema õhus? Muidugi saab. Ja coach'e tavaliselt valitakse tööalases valdkonnas ja psühholooge pigem siis sellises eraelulises valdkonnas, aga mina üldse siin ei tõmbaks neid piire. Et mina viimasel ajal olen üha rohkem näinud inimesi, kes tahavad ennetada igasugu probleemide väljakujunemist. Nad võib-olla märkavad enda juures, et on keeruline öösel uinuda või mõtted ei anna nagu asu, aga ei ole veel probleem välja kujunenud. Nii hea nagu tulla ja nii palju kannatusi jääb kannatamata ja nii palju selgust ja vabanemist ja kõike saab tulla nagu ellu juurde. Et see minu meelest on nii super võimalus, et meil on need inimesed tulemas, kelle poole saab pöörduda ja kui inimesel on julgus tulla, siis ma saan aru, et tihtilugu kuulen oma klientidelt, kuidas on saadud ka väga valusaid kogemusi. Et ma läksin selle psühholoogi juurde, aga nagu üldse mingi klappi ei tekkinud või midagi sealt ei saanud sealt mitte midagi. No siis sa nagu järgmine kord enam võib-olla julge tulla. Ja mina jälle nagu soovitan, et leia see oma inimene. Igasuguse nagu teraapia tervenemise alus on see inimlik kontakt. See on igas teaduslikus uurimuses, kui uuritakse on ju ka teraapia meetodeid, on ju, et millised on efektiivsed, siis see, mis on nagu konstantne, on see, et sul peab olema klapp selle inimesega. Selline hea koostöö ja sellest koostöös sünnib siis mis iganes, on ju, nagu hea selle inimese jaoks. Nii et ära anna alla, kui sa pole nagu kogenud ja leidnud seda õiget inimest veel, et ta on olemas, et julge uuesti proovida. Ma olen ka seda meelde, et kui sul on ikka Angela on massöör, mina olen toitumisterapeut, eks ole, et ka tegeleme ju inimestega ja siis kui öeldakse, ma olen 3 toitumisnõustama juures juba käinud ja midagi ei tööta, siis ma ütlen, need nõuanded ei tööta, sa ei ole minu juures käinud. Sa ei tea, mis mina teen, eks, et või siis siin on veel terve rida häid, kellel on head kogemusid, kellel on hea maine ja siis ma tema juures käisin, see ka ei töötanud. Okei, ta ei ole sinu inimene, teie energiat, teie see sisetunne, kõik, mis usaldus, see ei tööta. Aga sul on ju probleem endiselt õhuseks. Sa ei tea, kus see klikk käib, et sa leiad selle. Mul on kogu aeg mõtlen kaasa ja minevikus selline huvitav mõte, et ma olen terve elu tahtnud käia psühholoogi juures. Mul ei ole põhjust, just see ongi kõige hullem, ma ei leia seda põhjust, aga ma tahaks rääkida targa inimesega ja ma olen sulle ka ilmselt, Riinu, olen rääkinud sellest, et tahaksin seda kogemust saada, aga kuidas ma lähen
et mul ei ole Mul ei ole probleemi. aga noh, ma usun, et tegelikult, samas ma olen mitme coach'i juures käinud ja erinevaid asju lahendanud, et mul on nagu mõte, et kas ma läheksin selliste asjadega nagu psühholoogi juurde, kui mul ei ole nagu otseselt muret. Et mis sa ütled sellise koha peal? Kui me teame, et meil on selles mõttes vaimse tervise spetsialistide puudujääk Eestis on ju ja järjekorrad on pikad, et jah, tasulisse süsteemi sa nagu saaksid paremini jala vahele. Aga mina alati austan inimese sisemist kutset, et kui see on olnud sinu kutse juba aastaid ja kaua, siis miks seda ignoreerida, et seda tasuks kuulata ja anda see võimalus. Ja see on nii ilus, ma tähistan inimesi, kes vaatavad ette ja ennetavalt ja nagu töötavad selles mõttes enda hüvanguks, nagu hoiavad ennast nagu oma parimad sõprad. No ei lase endal kannatada, ei. Mina tahan elada mõnusat, elusat, rõõmsat elu. Ma viin ennast toitumisega kurssi, liikumisega kurssi, vaimse tervisega kurssi. Ma teen enda jaoks iga päev neid asju. Et selles mõttes see ennetuse valdkond, mina olengi valinud enda jaoks ennetuse valdkonna, mulle see kõige rohkem nagu sobib ka psühholoogias. Et see on nii oluline täna tegeleda sellega, et see hea olemine saaks veel nagu kasvada sinu sees. Mul on selline küsimus, et mis sinu nagu tööpraktika või kogemus ütleb, et kas inimesed jõuavad sinna selguseni rohkem läbi selle, et nad hakkavad tegelema sellega teadlikult või läbi siis mingite, ma ei tea, kas keerulisemate elumuutvate sündmuste käigus, kui nad jõuavad siis professionaali juurde oma murega? Või mõlemat. Aga ega see professionaal nüüd ka ei ole ju see, kes sind nagu terveks teeb. Reaalne on see, et sina teed ise oma tööd. See võib-olla aitab sul nagu jõuda sinna. Ja mõnel on väga vaja mingit sellist nii-öelda kriisi, mis näitab, et see kest, milles sa oled elanud, on sulle kitsaks jäänud, on vaja see vahetada millegi muu vastu ja tegutseda natuke teisiti, mõelda teisiti. Ja see on nagu kiirendaja arengus. Ja see võib väga palju edasi aidata ja teine jälle otsib nagu ennetavalt ja ongi selline otsiv hinge või et midagi tema sees, see sisemine kompass teda nagu suunab sinna suunda, kuhu ta peab liikuma ja ta oskab seda kuulata. Nii et arvad mõlemad. Ma küsin seda, et kas meil vist alguses oli korraga juttu, et kas inimesed kardavad vaikust? Ma kujutan ette, et on inimesi, kes seda kardavad ja kes seda ei karda. Ja olen ka näinud neid, mitte ainult ei kujuta ette. Ja kuidas see väljendub nendel, kes kardavad? Mida ma võib-olla oskan rääkida oma praktilisest kogemusest on see, et ma olen üle 10 aasta retriite juhendanud ja retriitide hulka. See idee on see, et ma eemaldun sellisest argimürast, tulen toetatud keskkonda ja vaatan iseenda sisse toetatud moel. Ja väga sageli nende retriitide hulgas on sellised vaikuse perioodid, kus see siis 24 tundi või lühemalt või pikemalt. Ja mõni inimene seda tohutult kardab, et mis mõttes mina jään oma mõtetega üksi ja mul ei ole raamatut, mida lugeda ja ma lülitan veel selle telefoni ka välja, et kuidas niimoodi. Ja pärast, kui me siis vaikusest välja tuleme, siis need inimesed, üldse me näeme nagu nägu on muutunud täiesti säravamaks, selgemaks, kuidagi õnnis olemine on nagu kaugelt juba näha väga paljudel. Ja siis nad ütlevad, et vau, et kuidas ma ei tahnudki sellest vaikusest välja tulla, et kuidas nagu nii palju sai minu jaoks asjad selgemaks. Mul tuli mingi oluline taipamine või et mul märkasin, et mu sisemaailm rahunes nii maha ja ma kogesin ka sisemist vaikust. On ju, miks üldse välist vaikust tekitada, ongi see, et saaks ka sisemine nagu selline nagu vaikus esile üldse ilmneda. Kui muidu kogu aeg, kui me stimuleerime ennast tugevalt, siis ka sisemus ju nagu on stimuleeritud meil. Ja on ka inimesi, kellel on muidugi raskusi selle vaikuses olemisega, sest kui puuduvad oskused, on ju, kujutad see ette, et on täiesti vaikne tuba ja korraga kostub linnukese laul. See eristub ju väga selgelt, on ju. Versus, et meil on, ma ei tea, töökeskkond, kõik sumisevad seal arvutid, värgid ja siis see linnukene, sa ei kuulegi teda, eks ole ju.
nii et ka vaikuses eristuvad asjad selgemalt, eristuvad mingid taipamised, arusaamised, selgus, aga võivad ka eristuda mingisugused kogemused, tuleb mingi vana jama esile, mis vajab sinu tähelepanu siin ja praegu. Ja kui sa ei oska vaata sellega nagu toime tulla või ennast toetada selles, et siis see võib olla keeruline. Ja ma arvan, et inimesed kardavad sageli just seda, et mis võib nende seest esile tulla. Et kui me ei ole läbi töötanud oma leina, oma raskuseid, oma keerukusi, või kui me ei ole ka mõnda mõtet julgenud võib-olla päriselt vaadata ja lõpuni mõelda, siis selles vaikuses võib see tulla. Ja kui ma ei oska seda nagu tervitada uudishimu ja heatahtlikkusega, et siis ta võibki olla päris keeruline ja ma tahan sealt kohe välja jälle. Mina käisin 2024 detsembris vaikuselaagris 10 päeva. Ma olin sinna nagu ammu oli see kutse seal olemas, et ma pean seal olema. Ja 3 esimest päeva, see oli kuskil 3 päeva. 3. päeval mul juba see, et telefonid on ära võetud, raamatud, sul ei ole ainus, mis oli ei nutikell mul käe peale, eks ole, et aga see ei ole ju telefoniga välismaailmaga ühendatud. Et sa oledki oma mõtetega ja 3. päeval oli mul see, et ma ei taha neid mõtteid enam mõelda, sest üks ja sama mõte tuleb juba, saad aru, juba see tuleb 6. korda ja poole peal juba mõtlen, ma ei mõtle seda lõpuni, andke mulle midagi uut, nii siis sa oled nagu selles tühjas vaikuses ja 3. päeval hakkab tulema, et kuna ma teen ju palju sporti, ma olen enamus aja spordiriietes ja dressides ja siis ma mõtlesin, et isse, ma tahaks meiki teha pähe, ma tahaks soengut, ma tahan õhtukleiti, ma tahan pidu. Ma siis ma oma peas orgunnisin mingi 3 pidu vist seal valmis hästi suurele rahvale. Ja ma disainisin hästi palju, ma ostsin krunte juurde, ehitasin maju sinna, disainisin need majad ära, et see looming, mis nagu mu seest hakkas välja tulema nagu 3. 4. päeval, see oli nagu nii üllatav ja nii nagu tohutu ja samas meil ei olnud ju kuskile kirja seda panna. Ja siis mõtlesin, et kus need mõtted mul nagu alles saavad jääda, et ma ka, kui me siit nagu ära lähme, et need alles oleks. Ma olen oma raamatus hästi palju sellest nagu, kirjutasin nagu eraldi peatüki kohe sellest ja need, mis seal nagu taipamised ka veel tulid, olid see, et ma nägin unes, kuidas nägin surma, mina sain surma, mul mees sai surma, mul perekonnas veel päris mitu sai surma ja pärast esimesed korrad olid küll hästi ehmatav, eks ole, et mis see oli, aga surmaga pärast ma lugesin, et see nagu need seosed olid siis see, et sinu mingid mustrid lagunesid ja see oli siis nagu selle läbi unenäo, selle surma väljendus. Et mul oli nagu vau, et nagu protsess toimis, et kuigi nagu päriselt nagu sa ei saa aru, et midagi nagu oleks muutunud, aga läbi nende unenägude ja mõtete ja selle oleku läbi selle siis nagu oli suured muutused sees. Päris võimas kogemus ja 10 päeva on päris suur väljakutse tõesti. Et imeline, kohe tekkis huvi su raamatut lugeda ja jälle, et kuulajale ütlen, et võid alustada väiksematest sammudest, et 10 päeva on väga nagu suur ja sa tulid sellest läbi ja sa avastasid, eks ju, selle loomingulisuse ja seda olen ka mina kogenud, et sellest vaikusest sünnivad need vastused, ideed, on ju mingi sisemine selgus, kuidas edasi, mida edasi. Mõnikord on see isegi selline kummaline, et istun mina maha mediteerima ja hakkab tulema ja tuleb, kõik vastused nagu tulevad, on ju, mul pole isegi küsimusi ja tulevad ja siis on nagu see küsimus, et millega ma nüüd siis tegelen, kas sellega, mis tuleb või lähen sinna mediteerimise juurde tagasi, et ka jälle valiku koht, on ju. Ja selles suhtes väiksemate sammudega, et kuna ma olen 10 või rohkem aastat või siis ka, ma olin 13, kui esimest korda puutusin kokku meditatsiooniga, et mul on ikkagi väga pikk teekond seal taga, et sinna 10-päevasesse laagrisse jõuda, et see ei ole jah esimene asi, kuhu tormata ja ma arvan, et see tekitab väga suurt segadust ka, kui nendest laagritest kastutakse välja ja astutakse maha, et tullakse ära, et sest ei pea inimest vastu, et see ei ole jah esimene samm. Ja ma tahaks ühe asja veel võib-olla selle vaikuse kohta tuua, et ma saan aru ka inimestest, keda pelutab vaikus seetõttu, et vaikusel on mingi tähendus. Näiteks, kui minu ema oli vaikne, oli kodus väga halb olla.
sest ta võis olla mitu päeva vaikne pärast. Pilt on, et ei ole, eks ole. Ja kui on sellised kogemused, siis esialgu võibki ta tunduda võõras ja ohtlik see vaikus, nii et seda kõike, mida sa nagu tunned, nagu või vaikuses olemise osas, olgu see kutse või pigem selline hirm, et seda tuleks ka nagu lihtsalt hoolega vaadata ja vaadata lähemalt, et mis seal on. Kas see vaikus on ikkagi nagu hästi vajalik selleks, et päriselt sinna siis kuhugi sisse jõuda? Või lihtsalt miks ma küsin seega, et mul on kombeks kodus just ka mõttetööks, lihtsalt olemiseks panna hästi vaikne taustamuusika, mis ei pane kuulama mind, aga et nüüd ongi küsimus, et kas ma võiksin selle ära jätta, kas seal on mingisugune roll sellel üldse? Mina arvan, et mida enam mina olen inimestega töötanud, olen ma aru saanud, et me oleme kõik unikaalsed ja ei ole ühte retsepti kõigile. Kui sinus tekitab see vaikne meloodia seal taustal, heaolu tunde, sellise kerguse ja sul on sellega mõnus, siis see on sinu asi. Väga hea. Jälle see iseenda usaldamine ja väga palju tasub usaldada enda tunnet. Me usaldame liiga palju oma mõtteid ja mõte räägib musta-valgeks ja valge-mustaks. Mõtted on nagu osavad advokaadid, on ju, ja siis see segadus sealt tekib nagu tohutud, kuidas, mis on õige oot, sa mõtled ennast segadusse. Aga võtta, kui märgata seda oma tunnet, siis sealt sa võid palju saada infot, et mis on see, mis kutsub, mis on see, mis tekitab heaolu tunnet, rõõmsust, kergust, rahulolu. Mis on see, mis pigem lükkab eemale, paneb sind kinni nagu, et ma olen kuidagi väga palju uurinud aastate jooksul ka seda, mis kosutab ja mis kurnab elus. Ja kui liikuda sellise elustiili juurde, et üha rohkem nagu kosutada ennast teadlikult igapäevaselt, et need tegevused, mida sa teed, inimesed, kellega sa suhtled, suhtumine, mille sa tood oma ellu, et see on nagu pigem selline kosutav, siis sa ei kurnagi ennast ära. Versus, et väga palju on inimesi, kes nagu päevast päeva kurnavad ennast tegevustega, mis tegelikult on juba oma aja ära elanud või nagu mingite suhtumisviisidega ja asjadega, et ka märgata nagu seda, et okei, vaatan kas või päevale tagasi, mis mind päriselt kosutas see päev ja mõtled, kuidas ma saaksin tuua oma päevadesse veel sellist kosutust teadlikult juurde, mis tekitas sellise heaolu tunde, mõnus olemise. Mis mind kurnas? Kuidas ma saaksin järgmistel päevadel ja elus nagu sarnases olukorras teisiti käituda või teisiti olla või teha natuke teistsuguseid valikuid, et see mind vähem kurnaks. Et tasapisi muudkui vaadata, hoolitsed nagu iseenda jõuvarude eest. Kuidas inimene täna, kes on siis segaduses ja mõttemullid möllavad peas, et ei saa nende mõtetega ma ütleks hakkama, aga nad nagu tulevad, lähevad, jooksevad ja ta isegi ei pane tähele, et see on niisugune mürafoon. Kus tema võiks alustada või mida siis enda jaoks esimesena teha? Kui see mürafoon on tugev, siis ilmselt tähelepanu on harjunud kleepuma mõtete külge. Mistõttu, mis iganes käepärane viis on, kuidas tuua ennast kontakti päris eluga. Niimoodi, et mitte, et mõtted on pahad, üldse mitte. Aga ma korra tõmban oma tähelepanu nagu eemale. Nii nagu ütleme, kui mõtted on nagu raadio, siis ma võin ju täiega süveneda sellesse, mis seal nagu on ju mingi pimedus ja hukatus on üks saade, siis sealt tuleb pidu ja pillerkaar järgmine ja siis tuleb mingi päevakorralised uudised. Aga ma võin ka justkui hoida, jah, see raadio töötab ja see saade käib, aga ma ei süübi sellesse, ma süübin millessegi muusse. Ja niimoodi ma saan valida ka oma elus mida iganes, mis toob mind hästi kohale. Olgu see loodus, olgu see sport, olgu see mingi kunst, mida ma teen, mingi hobi, millega ma tegelen, olgu see sama teadvalolek, meditatsioon või ma ei tea, jooga, et ei ole ühte valemit kõigile, aga et kui ma toon selliseid hetki oma igasse päeva, kas või 5 minutit on ju, et väike samm, et juba see aitab mul tuua hiljem ka oma tähelepanu keset argipäeva toimetusi kergemalt ära, on ju, nende mõtete nagu kleepuvuse küljest, on ju, et ma hakkan panema tähele oma vaateid, lõhnasid, helisid, läbi 5 meele jälle nagu rohkem on ju kontaktis sellega, mis toimub. Mul oleks üks hästi isiklikult praktiline küsimus, sulle võib-olla ka näide, et kui sa oled selles situatsioonis, mille sa oled ise valinud ja rõõmuga valinud enda ellu,
et sul on töö, sul on näiteks ülikool, sul on 2 ettevõtlust, sul on suur soov teha sporti, ajaliselt enam ei mahu, võib-olla sul on see saade ja kindlasti midagi veel, lapsed, kodu. Mees, sõbrad. Jah, need võivad ka olla. Ja need ju, sõbrad on. Et lihtsalt ma mõtlen, et selle ma kirjeldasin ennast, et ma olen selle rõõmuga valinud oma ellu. Jah, ma olen täna väsinud sellest. Ilmselt kõige suurema siis selle, kuidas ma ütlen siis põntsu, pani selle kooli lisamine sinna. Aga see oli ka teadlik valik, et mida sa soovitaksid mulle? Ja ma arvan, et ma ei ole ainus, kes elab sellist enda valitud, rõõmuga valitud elu, millest ta väsib ühel hetkel. Absoluutselt. Nii tähtis, et sa näed, et sa oled väsinud. See on nii oluline olla aus, üdini aus ise enda vastu, et ma olen valinud selle elu, see on kõik minu looming ja samas see on mind natuke ära kurnanud. Ja siit saab uurida, et aga kuidas ma saaksin ennast kusutada, mida ma vajan, et see mind enam nii palju kurnaks. Sest mõnikord, tegelikult üldse, kui me räägime näiteks ka läbipõlemisest, mitte et ma sulle mingit diagnoosi paneks, üldse mitte, aga et see seostub selle teemaga, et nagu läbipõlenud inimesed on sageli teinud just midagi väga kirega. On ju see alguses, ütleme, kui sa ka tõmbad tikku, siis ta algus läheb nagu lahvatab leegiga põlema, eks ole, me niimoodi lahvatame nendest ägedatest asjadest ja projektidest. Ja kui me ennast piisavalt ei kosuta, ei ole seda hingetõmbe aega, siis me tasapisi kulutame oma energia tagavarad ära lihtsalt. Ja kui hakata märkama neid esimesi väsimuse märke, ja see ei ole probleem, või vastupidi, et aitäh sulle sõnumi too ja ma saan aru, et ma olen natukene võib-olla üle oma võimete elanud, nii nagu, tead, et nagu väljaminekud on suuremad kui sissetulekud, on ju, et kui me see kaua kestab, olen ma pankrotis, on ju, et okei, et kuidas ma saan nüüd ennast toetada, päriselt toetada, et äkki mõni tegevus saaks, mis on küll imetore, saaks olla, ma ei tea, ühendatud lõõvastusega või mõne asja ma saan äkki jätta praegu ära, sest ma hoolin iseendast, vaadake kõige nagu tähtsam asi, mis mulle tundub meid aitab edasi läbi keerukust on see, et kui ma ei ole enda vastu kriitiline ja nüpeldav, et nüüd edasi ja mis sul viga on ja kuidas sa niimoodi enda elu lõid, vaid vastupidi, et oota kullakene, on ju, praegu on nii. Ja sa kujutad ette, et kui su sõber oleks samas olukorras, kuidas sa temasse suhtuksid? Mida sa talle soovitaksid? Ma ei tea, ma küsin su käest, kas sa oled valmis ütlema, et kui sinu sõber oleks selles olukorras, nagu sina, täpselt samas olukorras, kuidas sa suhtuksid, mida sa talle ütleksid? Ma ütleksin talle ilmselt seda, mida sa just ütlesid, et hakka leidma ja otsima seda kohta, kust natukene saaks võib-olla midagi tahaplaanile panna. Aga paralleelselt, muidugi, et ma ei olnud vist kohal, ma juba mõtlesin enda peale, ega ma seda kohe küll ei leidnud otseselt üles, et ilmselt see on natuke pikem mõtlemise faas või tegelikult ma vist ütlesin välja ka, mida ma tegelikult teha ei taha, aga et see on üks alternatiiv, et võib-olla ma panen midagi pausile. Jällegi, et kas see teeb mind nüüd õnnetumaks või õnnelikumaks või ma tean, et see 3,5 aastat on selline aeg, et ma pingutan sellest läbi, on ju. Et ma ei oska öelda, igatahes see nagu pani mind küll mõtlema, aga mis ma edasi teen oma mõtetega, et milleni ma jõuan lõpuks, seda ma ei tea. Just, et kui meil enne oli mõtlemine, oli justkui natuke takistuse võtmes, on ju, ma tahan kindlasti, et see jääks nii kõlama. Mõtlemine on meie tööriist, kui me oskame teda oskuslikult kasutada, viib meid väga headesse kohtadesse, kui mõni mõte lõpuni mõelda ja tekib selline selgus, mõtteselgus, siis see on toeks. Nii et võib-olla sa vajad veel aega, eks ole ju vaadata ja eks lahti laskmine ei ole lihtne, on ju, millestki toredast lahti laskmine. Eriti oma iseenda plaanist, eks ole, mis sa oled nagu seadnud ja kirega valinud ja nagu sa tead, mille jaoks sa selle plaani valmis teed. No see on üks unistusi, mida sa teostad, kuidas sa nüüd lahti lased ja samas pane sinna kõrvale see enesehool, et mis oleks see kõige hoolivam praegu, nagu minu enda suhtes. Et me suudame pingutada mõnda aega, aga ütleme, mul on siin veeklaas ja ma võtsin selle praegu kätte. Ma suudan seda praegu käes hoida, aga kui ma peaksin hoidma teda 5 tundi järjest nõnda käes, siis ma kujutan, et mul keha oleks täiesti oigaks juba, nii valus ja raske oleks. Ehk et stressi ja keerukuse ja ka selliste väga toreda stressiga on ju, väga toredate asjadega elus on nii, et nagu selle klaasiga, et kui ma vahepeal ei puhka ja pane teda käest ära,
siis ma koorman ennast üle, on ju, et kui ma panen ta käest ära vahepeal, siis ma jaksan teda jälle kätte võtta, siis ma panen ta jälle ära, on ju, ja kõik on tasakaalus. Kas see elu meid natukene ka toetab selle koha pealt, ka võib-olla natukene keerulisemas pooles, et toetab, et ta nagu mõtleb sinu peale, et kui sina ennast nagu väga-väga tihti kurnad järjest, siis sellel elul on selline komme, et ta midagi võtab sult ise ära. Et see on nagu negatiivne pool, aga mina olen seda ka kunagi elus kogenud, et sa ei saagi mõnda asja enam siis teha, kui sa ise ei ole seda otsust teinud, siis äkki võetakse ära. Mulle tundub, et sa vastasid oma küsimusele ja seda olen ka mina näinud ja teine asi on see, et see, mida mina mõtlen, ei ole väga sageli see, mida minu keha tahab. Ja meie aju on ka selline, kes üritab kogu aeg ennustada tulevikku ette, ta on nagu ennustuste masin ja ta kogu aeg tegeleb ka keha eelarvega, nii et meil oleks piisavalt, ta ennustab, mis tulevikus läheb vaja ja et meil oleks piisavalt ressursse selle jaoks ja mõnikord, kui me oleme ennast nagu ära kurnanud, siis ta keerab kraanid kinni, et nii, nüüd on niimoodi, et nüüd on see depressioon või läbipõlemine või kurnatus või niimoodi, et sa ei jaksa enam midagi teha, on ju, ja see tuleb niimoodi suhteliselt sinu jaoks, et ops, mis nüüd juhtus, on ju. Et see võib juhtuda teinekord. Sest mina olen ka seda sama kogenud, et täidad oma elu unistusi ja kahmad mingeid asju palju aga samas ma olen ka aru saanud seda, et mingid töökohad on mul olnud, kus mulle väga meeldib, aga ma olen jäänud sinna liiga kauaks. Ise ma tollel ajal, ma mäletan, ma nimetasin seda, et ise ei oska ära minna ja lahti ka ei lasta. Ja siis see võtabki nii kaua aega, kuni elu annab sulle mingi paar märguannet. Ja minul üks märguanne oli see, et mul sõideti autole sisse. Kõigepealt esiotsa, muuda tulevikku, eks. Ignoreerisin, parandame auto ära, kõik on jube hästi. Ja siis sõideti tagant sisse, et lase sellest minevikust lahti, eks. Aga see tagant sisse sõit oli ikkagi niimoodi, et ma sain peatrauma, peavalud ja 4 kuud haiguslehele. Ja siis see näitas, et siis sealt ma ikkagi õppisin nagu väga hästi, et märka kõigepealt esimesi märke. Märka oma mõtteid. Ma ju teadsin, et mul on vaja sealt lahti lasta, sealt ära minna, elus muutust teha, et ma olin juba valmis selleks, aga jällegi ise ei lähe ära ja lahti ka ei lasta. Ja siis tuleb väline tõuge, ja siis keegi tahab sind toetada. Ja siis antakse oma liter ja elu teeb oma korrektuurid, eks. Ma ise olen nagu väga tänulik, et mul on see olnud nagu suht kerge näide, eks. Et aga mul tutvusringkonnas on ka väga, et kus sa oma eluga lähed nagu vales suunas oma, ma ei tea, elu eesmärgist või mis iganes, kuidas seda keegi nimetab. Ja siis sa läbi avarii, ongi läbi nagu tohutu elumuutuse ja sa satud, ma ei tea, ratastooli, oled koomas väga pikalt, aga sa tuled sealt välja ja sa saad aru, et nüüd on vaja muuta. Aga kui ei ole, siis üks hetk sa lähedki, et nii kurb nagu see ei ole, aga ega inimene õpib läbi millegi ja mulle tundub, et õpib läbi selle raskuste, kui ta ise läbi kergus ei tule selle mõtte peale. See ei ole mingi vihjeangel sulle, eks, aga need on nagu need minu taipamised, mis ma nagu kunagi olen näinud, et elu hakkab ise siis suunama, kui ise võtad liiga palju. Ja samas ei anna elu ju kunagi rohkem koormust sulle kaela, kui sa kanda ei jaksa. Sa oled tugev naine. Ma olen nõus ja ma olen ka saanud neid märke, nii et ma tegelikult tean, et ei ole vaja väga kaua selle olukorraga viivitada, nii-öelda, et mõistlik on lasta mõtted lendu ja et selgus tuleks. Ja samas mulle tundub, ma ei ole ka ainukene jälle, kes on olnud nagu selles situatsioonis, et mul on elus lükkan kõik nagu need, mida ma ei taha teha, lükkan kõrvale tagataustale, võtan need, millega ma nüüd tegelen, sest muidu on neid asju liiga palju. On vaja hakata valikuid tegema, neid ägedaid asju ja neid ettepanekuid, mida rohkem sa teed, seda rohkem sa jõuad, eks. Aga mingi hetk ma tundsin ka, et ma juba, kui ma nüüd midagi ei muuda, ma põlen läbi uuesti. Ja lükkasin taha taustale, elu kulges jube ilusti, kõik oli nagu mõnus, sain nagu molutamise aega juurde, sain maal loomingulist aega omale ehitada, seal igast asju, eks ole, mitu kuud maal olla suvel, mida ma ei ole saanud kunagi nagu kogu oma selle lapsepõlves sain, eks ole, aga töökarjääri jooksul ei ole saanud. Ja siis ühel hetkel avastad jälle, et ma olen jälle selles orava rattas, et
7 hommikul ärkan, et tööd alustada, kell 12 lähen magama ja et vähemalt üks prioriteet on mul paigas, et ma 7 tundi peaksin vähemalt saama öösel magada ja tore on, kui ma jõuaks seda enne südaööd teha ja kui ma enne südaööd ei saa magama tund või 2, siis ma hakkan juba nagu ärrituma, aga ma olen valmis juba hommikul vara tõusma. Ja siis mul ongi nagu see küsimus, et kui inimesed nagu on juba teadlikud, aga jälle jõuavad sinna oravarattasse ja taipavad, et nad on seal oravarattas. Ja ma ei taha nagu öelda seda, et see projekt saab läbi, siis ma puhkan, eks. Et sest teada, et siis sa võib-olla oled juba läbi põlenud või elu on oma korrektuurid selleks ajaks teinud. Et kuidas nagu siis jälle sealt oravarattast jälle maha saada või varakult saada maha või? Oi, mul on ka nii palju erinevaid mõtteid, sest te jagasite nii olulisi asju ja ka asju, mis on ju tegelikult valusad, on ju, kui elu niimoodi õpetab väga karmilt, eks ju. Tead sa, mina nagu uudishimuliku inimesena lihtsalt võib-olla alustaks sellest, et ma hakkan uudishimutsema, et mis on mind pannud neid asju krahmama kokku. Et vaata, mõnikord inimesed krahmavad asju kokku, aga teinekord jälle ka tegevusi ja kohustusi, et mis see minus on, mis seda nagu teeb. Et ma jälle selles olukorras olen, et see on kui muster. Ma tean ju küll, aga ma olen jälle siia tulnud. Et see võib olla huvitav avastus. Üks asi, mida mina praktiseerisin, oli see, et ma sain aru, et minus on mingi rahulolematus ja ikka nagu ei olnud küll. Näiteks, et ma tegin oma tööasju, aga sain aru, et ma tegelikult võiks veel rohkem teha, et oi, kui palju annaks veel areneda. Ja ma hakkasin praktiseerima seda, et sellest piisab. Sellest piisab, on ju, et mitte, et kogu aeg rohkem, vaid et sellest piisab. Ja minust piisab ja praegu on küll. Ja külluslikult on ju kõik, on ju, et hakkasin seda poolt hoopiski kasvatama endas. Mis aitas mul nagu lahti lasta osadest asjadest? Mind on aidanud see, et ma olen valinud teha ainult seda, mida ma armastan. Selle valiku ma tegin aastaid tagasi ja see on imeline asi, mis on mind tohutult aidanud. Aga jah, et kui inimene on selles kohas, kus kõike on palju, siis midagi on vähe. Ja sagel on vähe siis kas und, rahu, on ju, meelerahu, mingit selgust, on ju, ja siis tekib selle järgi igatsus. Ja siis võib uurida, et kuidas ma saan sellele rohkem ikkagi ruumi tekitada, et olla tasakaalus. Ja huvitav on see, et Albert Einstein juba ütles niimoodi, et elu on nagu jalgratas selleks, et tasakaalus püsida ja edasi liikuda. Meil just kogu aeg on see tasakaalu hoidmine on nagu üks tähtis asi siin elus, on ju. Et püsida siin kuidagi tasakaalus, mitte ühte poolde ära vajuda või teise poole ära vajuda, see kuidagi mõõdukus, see kesktee valida. Ma arvan, see on kunst ja see on praktika. Ja siis ma jälle natukene lähen liiga ühte äärmusesse ära, jälle õpin sealt midagi, tulen jälle siia keskele tagasi. Ma arvan, see on inimlik. Ehk pigem ikkagi jälgida ja märgata, on ju see märkamine on ju kõige olulisem, et ma nüüd märkan, et ma olen jälle selles samas situatsioonis. Täpselt. Aga sa tõid nii hea selle väite, et ma olen piisav ja sellest on piisav. Ja sul on tulemas ju suvel ka üks retriit. On ju ka sama ju väljend, kui mina olen piisav. Just, retriit, mis on siis teadveloleku ja enesesõbralikkuse praktikate põhine nimega ma olen piisav. Ja koos oma õrratu kolleegi Malle Rajanguga me teeme 10. korda seda ühist retriiti. Et iga kord on meil oma fookus, nagu, mida me uurime lähemalt. Ja see retriit on küll saanud väga palju huvilisi taha, et nagu see teema ilmselt kõnetab. Ja ma arvan, et me kõik teame sellest midagi, on ju, et kus me oleme tundnud ennast mitte piisavana või oma sooritust mitte piisavana. Ja mõnikord me ajame sassi selle, et kes ma mingis rollis olen või mida ma suudan mingis aspektis teha ja see, kes ma päriselt olen, et ma tunnen inimesena ennast mitte piisavana, on ju, kuigi ma võib-olla ema rollis peaksin mõne oskuse juurde õppima ja omandama, on ju, aga ma tunnen ennast nii ebapiisavana. Ja see on tohutu kannatus ja kuidas siis ikkagi ka siin luua sellist selgemat pilti ja arusaama ja ennast toetada ja nagu jõuda selle tunnetuseni enda sees, et ma olen piisav sellisena, nagu ma olen just kõikide nende vahvate aspektidega iseenda juures ja õppimiskohtadega, aga et minust on küll. Et see on väga hea vundament, milles siis liikuda oma elus. Kas sul on anda paar praktilist sellist lühemat harjutust meie kuulajale, kes nagu tahaks ennast tuua kohale,
et enne me küll rääkisime, et võib olla mingi hobi, millega sa tegeled, aga kas näiteks mõni kindel selline harjutus? Kellel on vähegi huvi, võib minna ka minu kodulehele meelerahu.ee, et seal on päris mitmed harjutused kirjalikult ära kirjeldatud, aga ka audioharjutustena mõnus, paned lihtsalt klapid kõrva ja teed harjutusi kaasa. Et sellised suuremad ressursid on sealt. Teadveloleku kursus on midagi, selline, mis on minu üks lapsukestest, ma ütlen, 8-nädalane teadveloleku kursus, vaikuse minutite oma. See on nagu imehea oskuste pagas terveks eluks, et kuidas oma mõtetega toime tulla, emotsioonide puhul ennast toetada, just seda kohalolu soodustada, ka suhetesse tuua tähelepanelikkust, heatahtlikkust. Aga siin ja praegu millega alustada, et kui sa leiad endale natukene hetki keset päeva, need võivad olla 1-2 minut, kus sa tuled, kui sa näiteks märkad oma hingamist ja lihtsalt lubad endal hingata. Ja sellest piisab. ja siis avastad selle mõtete möllu, kuidas issand jumal, ma raiskan aega, peaks midagi muud tegema. Avasta seda mõtted on platsis, vaata kui huvitav ja ma jälle hingan. Või kui see hingamine ei ole tore, on ju sinu jaoks, paned jalad allad põrandale, tunnetad kas või seda kontakti maapinnaga. Või kui sa kõnnid, on ju, tunnetad jalgu vastu maad astumas. Mis iganes hetked need on, kus sul on midagi kaunist, mida märgata, võtta ja nagu see, et kaunis hetk viibi veel, et viib ise selle juures natukest aega ja nuusutagi seda lille ja naeragi laginal ja luba endal tunda rõõmu sellest. Luba endal nautida neid ilusaid hetki. Nad on nii väestavad. Sest väga sageli isegi inimesed ei luba endale seda. Meil on see, et pill tuleb pika ilu peale ja ära hõiska enne õhtut ja siis ma ei julgegi endal lubada rõõmustada. Ja ometigi, kui ma seda luban, siis neuropsühholoogid lubavad, et neid rõõmsaid hetki ja kogemusi tuleb juurde ja juurde välja, seepärast, et sa oskad seda, sa oskad avaneda nendele, et tasub seda teha. Neid hetki püüda. Nii lahe, see neuropsühholoogid lubavad. Siis küll. Nüüd ma hakkan tegema. Väga hästi öeldud. Kas ma küsin veel seda, et me oleme keskias. Me oleme tavaliselt oma külalistelt ka vanust küsinud. Helena, kui vana sina oled? Mina olen 42. Siis ikkagi selles nii-öelda ametlikus aknas sees juba. Kas keskias on vaja üldse muutust? Mis sina arvad? Mida me muutuseks peame? Ja. Nagu see, et edasiliikumiseks on ju, tähendab, et tasakaalu hoida oma edasi liikuda, eks ole, et minu meelest nagu elu ongi muutumine. Kogu aeg on ju muutused, on ju meie ümber ja meie sees ja see on nagu loomulik elukulg. Et mina ei arva, et kõigil on vaja tohutuid muutuseid teha. Näiteks mina täna tunnen, et ma olen õnnelik kui kunagi varem. Ma olen nii rahul nagu selle eluga, mis mul hetkel on, selle perega, sellega, mida ma teen, et isegi teel täna siia mõtlesin, et huvitav, et millest ma unistan, sest me kuulasin teie podcasti, et unista julgelt ja siis ma mõtlesin, et ma olen praegu selles olukorras, kus ma vähem unistan, sest ma olen nii tänulik sellest, mis on. Ma tõesti võtan seda hetke tänuga vastu, sest ma ei tea, mis muutused eest on ju. Praegu on hästi. Nagu ma kaifin, ma naudin ja ma võtan seda vastu ja kui on vaja muuta, siis tuleb muuta ka. Julgeda muuta. Ma praegu mul tuli meelde ka sellelt koolituselt, kus ma siis käisin, mis on ikka sellest on väga-väga palju aastaid tagasi. Seal oli üks harjutus, mis me tegime. Kas see oli, et kuidas sa ütled tubli hästi erinevate sõnadega või kuidas sa nagu kiidad positiivselt ja siis anti, kas see oli grupitööna või anna nagu proovi 50 sõna leida, nagu 50 sünonüümi vist. Hästi suur, ma tean, et neid numbreid oli ja algus mis on ju lihtne, eks ole. Ja siis hakkad neid sünonüüme mõtlema, et jah. Ja siis tulevad need vabandused hakkavad tulema. Ei, eesti keel on nii vaene sõnavara poolest, et siin ei ole üldse neid sõnu. Aga ikkagi nagu leiad, et see oli nagu hästi põnev ülesanne ja see on ka siuke kohalolu ülesanne ju. Ja see oli tunnustamise ülesanne, et leida tugevusi inimestes, mida siis tunnustada. Just. Ja mitte öelda lihtsalt tubli, vaid et vau, et ma tõesti hindan seda tähelepanelikkust sinus või
või et vau, et sa oled nii julge inimene, et anda seda tagasi, mis teises inimeses on sellist, mida sa näed, et on väärtuslik. Ja vot see on ka üks asi, mida ma praktiseerin. Mulle tõesti meeldib neid asju sõnadesse panna ja mulle meeldib seda teha, sest need inimesed lähevad särama ja endal on ka nii tore tunne ja siis saada tunnustust, see on ka suurepärane ja õppida tunnustust vastu võtma. Et jah, et keegi tõesti ütlebki sulle midagi ilusat, et jaa, aitäh, mitte et ma hakkan tagasi ajama, ütlema, et ei, et see pole üldse nii. No see ei olnud üldse mina. Et me ei ütle enam, et sa oled nii tore, mis ei tähenda minu arust väga eriti midagi või ei anna mingit kirjeldust, et öelda seda mul lihtsalt võib-olla tahaks öelda, et iga hetk on praktika, on võimalus midagi praktiseerida. Mõni praktiseerib muretsemist, on ju? Aga et ma võin praktiseerida tänulikkust selle eest, mis on. Ma võin praktiseerida seda, kui mul on seda vaja praktiseerida, et sellest on küll. Või ma võin praktiseerida seda, et ma tunnustan kedagi. Või ma võin praktiseerida kohalolukunsti. Mida iganes on ju, julgust võin praktiseerida. Aga et siin on ka see teadlikkus oluline, et ma ise valin, selles hetkes nüüd ma rakendan seda ja selle kaudu ma praktiseeringi, on ju. Minu kõige suurem aha-moment just selle tänulikkuse praktikaga oligi, et ma võtsin iga hommik vähemalt 10 asja, mille eest ma olen tänulik, õhtul vähemalt 3 asja, mis täna väga toredasti läks ja tegin nagu teadlikult seda ja kui ma olin kuskil 10-12 päevast teinud, siis ma mäletan mul töö juurest tulid kolleegid ja ütlesid, et issand Triinu, mida sa teed endaks, sa nagu särad, sul nagu sees nagu on niisugune nagu aura ümber, mõtlesin, et ma ei ole veel midagi aru saanud, et nagu teistmoodi oleks. Ja peale seda nagu tähelepanekut saingi aru, et ma ei keskendu enam nendele negatiivsetele täppidele, vaid ongi kärbes lendas laua loogu äge, sa oled, eks mingid niisugused täitsa nonsense asjad paned nagu tähele. Just kui pisi asja. Mis on tegelikult nii tähtsad asjad, mis jäävad märkamata selles murede keerises, kus me tavaliselt viibime, on ju, et tähelepanu kleepub pooleli olevate küsimuste, murede külge väga, väga kiiresti, aga kui ise suunata seda tähelepanu valgusvihku sellele, et oota, mis on ilus, mis on hästi, mis on mõnus, on ju, siis hakkad jälle avastama, nii äge kogemus. Aitäh, Helena, et sa tulid, aitäh, et sa jagasid, aitäh, jällegi meil on nagu täielik päike siin, täielik päike meil siin toas, et mina ütlen, et tulge kohale, see uudishimulikkus, mis avastada enda sees on niivõrd väärtuslik ja niivõrd megatunne, et nagu ma ütlen, iga raskuse taga on vikerkaar ja see vikerkaar tahab avastamist. Ja aitäh sulle, Helena. Aitäh. Selle, et mina olen piisav ja minu motoks nüüd harjutamiseks. Suurepärane. Aitäh sulle. No nii, tänasest saime jälle seda kinnitust, et oleme uudishimulikud detektiivid. Oleme lahked enda vastu. Oleme lahked ja vaatame siis elu. Elevil silmadega. Põnevil. Ja kui te näete jälle, et meil silmad on suured ja säravad, siis me oleme uudishimulikud. Kui ma vaatasin Helena nagu seda ilmet kogu aeg, siis ta oli tõeliselt särav silmad, ta oligi uudishimulik ja põnevil ja elevil kogu sellest protsessist. Ja tuli põles ja Helena oli kodus. Ja, just. Selle meie lause järgi. Kallid kuulajad, teile ka hea kodune ülesanne. Me ärgitame teid olema uudishimulikumad ja ka ise enda sees. Ja pole kallis jaga meiega, mida sa siis avastasid, mis sinus üles terkis, mis uudishimulik detektiiv avastas. Ja võid seda jagada meiega kas meili teel, kas otse Facebookis või Instagramis. Kõik need kontaktid paneme ilusasti iga saate alla ja ole julge, ole uudishimulik. Ole julge ja ole uudishimulik ja samas kui tahad ja näed endas põnevaid hetki, mida jagada, siis anna märku endast ja tule meiega saatesse vestlema. See on väga hea mõte. Ja kuule meid ikka endiselt Spotify's ja YouTube'is ja et sa saaksid alati teada kõige kiiremini, millal uus saade väljas on, vajuta sinna nuppu telli. Järgmiste kohtumisteni. Järgmiste kohtumistena ja naudi päeva, Angela. Naudi päeva, Riinu, sina ka.